tere! Toora nädala peatükk Vaihi ja Elas jutustab, kuidas meie esiisa Jaakob enne surma õnnistas oma poegi. Iga poeg sai spetsiaalse just temale mõeldud õnnistuse. Kui Jaakob õnnistas oma poega Asheri, andis ta sellise õnnistuse. Asherist tuleb rikkalik toit ja ta hakkab tootma kuninglikke maiustusi. Rashi selgitab, et Jaakob õnnistas Asherit, et tema osas Iisraelis kasvaks palju oliivipuid. Rashi jätkab, et sarnaselt õnnistas Asherit ka Mooses ja kastab oma jala õlisse. Kõik Tooras öeldud kehtib nii materiaalses kui ka vaimses aspektis. Materiaalses aspektis Asheri saadud õnnistused täitusid ja tema osa Iisraelis oli tõepoolest rikas oliivipuudega. Vaimses aspektis viitab õli tarkusele, mis on inimese kõige kõrgem omadus. Jalg viitab jumaliku tahe täitmisele. Kuigi inimese kehas asub pea üleval ja jalad all, ehk jalad asuvad madalamal vaimsel tasemel kui pea, siiski näitab Asheri saadud õnnistus ja kastab oma jala õlisse, et õli peaks teenima jalga, kuna jumaliku tahe täitmine on tähtsam kui tarkus. Natuke sügavamalt vaadates näeme, et õli tähendab Toora õppimist ja jumalike käskude täitmist, mis on seotud arusaamaga ja mõnuga. Jalg on seotud jumaliku tahe täitmisega, mis ei too inimesele ilmtingimata mõnu. Siiski omab jumaliku tahe täitmine kindlat eelist, võrreldes Jumala teenimisega lähtudes ainult oma arusaamast ja mõnust. Selgitus. Kui juudid rändasid 40 aastat kõrbes, asus Asheri hõimalaager keset Taani hõimalaagri. Taani hõim liikus viimasena peale kõiki ülejäänud hõime, mis viitab nende madalama tasemele, mida saab võrrelda jalaga. Siiski, Taanil oli väga oluline ülesanne. Nad korjasid kõike ülejäänud hõimude poolt kaotatud asju ja tagastasid neid omanikele. Taani jaoks ei olnud vahet, kas ta liigub esimesena või viimasena. Tähtis oli see, et ta täidab jumalikku tahet ja saab aidata oma vendi teistest hõimudest. Juudi targad ütlesid, kes on loll? See, kes kaotab seda, heebrea keeles ma, mis on talle antud. Vaimulikus aspektis tähendab tarkade väljend seda, et igaühel meist on oma see ma, mis viitab enese tühistamisele ehk tagasihoidlikkusele, kuid mõnikord on võimalik seda omadust kaotada, kui inimene hakkab ennast liiga tähtsaks pidama. Taani hõim tänu jumaliku tahe täitmisele tagastas juutidele nende enese tühistamise võimekust. Selles seisab juudi tarkade seletus salmile, olgu ta oma vendadele meeldiv, millega samamoodi õnnistas Mooses Asherit. See õnnistus tähendab, et Asheri hõim hakkab andma süüa ülejäänud hõimudele 7. aasta heebrea keeles Shmita ajal, millal Toora keelab maa töötlemise, saaki kasvatamise ja korjamise. Shmita aastal tekib inimestel loogiline küsimus, mida me hakkame sööma. Materiaalses aspektis tähendab see seda, et juudid on raskustes ja ei tea, mida nad hakkavad 7. aastal sööma, kui nad ei saa oma maad töödelda. Vaimses aspektis aga tähendab see, et jumalikkus on inimestest varjatud ja nad ei näe, et Jumal annab neile kõike vajalikku, isegi keerulistes tingimustes. Ainult tänu jumaliku tahe täitmisele, mida sümboliseerib Asheri hõim, kes asus keset Taani hõimulaagri ja seega tõi esile ja tugevdas Taani hõimu parimaid omadusi, saavad juudid ületada raskusi jumalikkuse nägemisel ja tundmisel. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!